1925. aasta 2. augustil kaotab ilma Eduard Elmanita mänginud Tallinna jalgpalliklubi oma uuel kodustaadionil Austria meistrile Viini Hagoahile 0-1. Eesti Spordile hinnangul näitasid profipalluritest vastased Kesk-Euroopa kuulsat virtuooslikku mängu. Mängijad olid artistid väljakul. Iga nende tegevust juhatas sisse mõni tehniline trikk, ükskõik, kas sellega õnnestus vastasest vabaneda või mitte. Trikile järgnes sööt, palliga edasiliikumine või löök. Eesti Spordileht kirjutab. Kõige enam oli muidugi kombinatsiooni, mille õigem nimetus on ülekombinatsioon. Ka meie jalgpall põhineb sellel Austria-Ungari koolile. Meie saavutused sellel alal, eriti harilikult Tallinna jalgpalliklubi juures, on ka ülekombineerimine, löökide nappus ja läbimurrete teravuse puudus ühes mängu pehmusega. Viimast asjaolu oli väga märgata Hagoahi juures, kes kohati taignalise pehmuse ja õrnusega mängis. Eesti Spordile sõnul pillutasid kehvema tehnikaga eestlased oma vastaseid õige tihti murule. Ühest küljest ootab publik üles kiidetud külaliste trikke ja meisterlikke väravaid, aga teisalt ei alati võlgu ka eestlased. Rahvaleht kirjutab. Publikule meeldisid kõige enam viinlaste peene trikid, millega meie mehi haneks püüti. Kui aga mõni ilmakuulsus ise tikimeeste võtte ohvriks langes, oli publikus naerulagin suur. Külalised skoorivad mängu ainsa värava penaltist, kuna meie Arnold Pihlak oma penaltit ei suuda realiseerida. Eestlastel on siiski rohkesti teisigi viigistamise võimalusi, kuid vastaste värava ees jääb puudu otsustavast löögist. Hiljem paigutavad külalised TJK oma maa tugevuselt teise liigasse, kus juures mõned mängijad olla sellest tasemest parematki. 2 päeva hiljem alistab Hagoah Tallinna Spordi 2-1, kus juures eestlased jätavad jälle realiseerimata penalti. 2 minimaalset võitu hindab meie press profide läbi kukkumiseks.